Tere! Mina olen Heli Künnapas ja taas on aeg ühte raamatut kiita. Nimelt sai mul loetud selline raamat nagu Aatomharjumused, mille autoriks on James Clear. Selle raamatu alapealkiri on lihtne ja tõestatud viis heade harjumuste tekitamiseks ja halbade murdmiseks. Ja täpselt sellest see raamat räägibki. Ma ei ole väga palju harjumuste kohta lugenud eraldi raamatuid, aga samas mis iganes valdkonnast me räägime, siis tegelikult harjumused on ju see, millel nagu kõik meie tegemised põhinevad. Ütleme nii, et see, mis seisus on mingi osa meie elust. Kas me räägime rahast, suhetest, tervisest, tööst, mis iganes valdkonnast, siis see kõik on harjumuste tulemus. Ja selles mõttes oli see raamat nagu tohutult värskendav, kuna siin olid siis ju kõik teemad korraga koos, sest see rääkis harjumustest ükstapuha mis valdkonnas. Kõige suurema või kõige üldisemalt kokkuvõttes on siis autori mõte see, et selleks, et tuua head harjumused enda ellu, tuleb teha nad siis nähtavaks. Nii et sa tead, millal ja kuidas sa midagi teed. Tuleb nad teha atraktiivseks. Ehk et näiteks liituda inimestega, kes hindavad samu asju, mida sina. Või et sa teed endale mingid sellised motivatsioonirituaalid, nii et selle harjumuse tegemine tooks sulle kohe sellist positiivset tagasisidet. Siis peale selle hea harjumuse sisseviimine ta soovitab siis teha see lihtsaks. Ehk et vähendada igasuguseid takistusi, mis sul on teel, selleks, et sa saaks seda harjumust teha. Et ütleme näiteks, et oli seal näide, et jooksmas käimine, et pane endal jooksutossud siis kohe niiviisi valmis, et nad on sul silmnähtavalt kusagil olemas ja tõesti paned jalga ja lähed on ju välja kohe. Ja et siis jah, keskkond oleks ka nii-öelda ette valmistatud selleks, et vee joomine näiteks, et tahad vett juua, et sul on tõesti see vesi seal kusagil nähtaval käepärast, et sa saad igal ajal selle kätte ja sa ka näed, on ju, et ütleme näiteks pudelis või kuskil on valmis, sa näed, palju sa oled joonud ja palju siis veel peaks jooma, et oleks hästi lihtne see. Siis ta tõi välja hea asja nagu 2 minuti reegel, ehk et alustades peaks see harjumus võtma sul kuni 2 minutit, mitte see, et sa võtad mingi tohutu suure harjumuse, mis võtab pikalt aega ja siis püüad seda kohe nagu hästi pikka harjumust siis enda ellu sisse viia, vaid ongi see, et algul peaks võtma nagu vähe aega ja siis pikkamööda siis nagu tugevdad oma musklit ja sellega seoses siis suudad seda sama harjumust teha pikemalt, järjepidevamalt, rohkem. Ja siis viimaks oli soovitus, et tehke see rahuldust pakkuvaks. Ehk et nagu me õpetame lapsi, nagu me õpetame loomi, teed midagi head, saad mingi kiituse, tunnustuse, maiuse. Et mõtle enda jaoks ka välja, et mis on see nii-öelda maius sinu jaoks, mis seda aitab kinnistada seda ja mis on nagu auhind siis sinu jaoks selle tegemise eest. Ja siis jah, et ta toob veel välja, et tuleks harjumusi jälgida kindlasti. Ehk siis kirja panemine, et kui sa oled täna teinud midagi või tabel endale teha, kui oled täna teinud tabelisse rist või veel seina peale näiteks, et seina peal selline tabel, kuhu saad märkida, et midagi oled ära teinud. Ehk et sa tõesti näed ja et sul oleks väga raske jätta need asjad tegemata. Siis oli minu jaoks hästi põnev teema veel see, et milline on meie tulemuste seos sellega, millised on meie geneetilised eeldused, sama andekuse teema näiteks. Et aeg-ajalt tundub, et mõnel läheb nii lihtsalt mingi teema, et näed, on nii andekas sel teemal ja läheb hästi. Aga tegelikult paljas andekus ilma tööta ei anna mitte kellelegi midagi. See võib mõnda aega venitada on ju läbi, aga siis tulevad ikkagi oluliseks saavad need harjumused ja see, mida sa teed selle andekusega, mida sa teed selle teadmise või oskusega, mis sul nagu olemas on, kuidas sa seda edasi kasutad. Ja kui ta tõi siin välja sellised küsimused näiteks, et kuidas leida see valdkond, et millega siis nagu tegeleda, et ei ole nagu mõtet punnitada tohutult valdkonnas, milles sul ei ole mingeid eeldusi. Et no näiteks, kui mul ei ole sellist keha, mis sobiks baleriiniks olemiseks, siis ei ole mõtet nagu hakata punnitama tohutult, et must saaks baleriin, kui lihtsalt on näha, et ei ole eeldusi, füüsilisi eeldusi juba. Et see töö, mis sealt tuleb, see on nagu järgmine asi, aga see, et kas on füüsilised eeldused või mitte, et see nagu on
ka asi, millest siis pihta hakata. Et see James Clear tõi siin hea näite, kuidas kaks tippsportlast, üks oli väga hea maratonijooksja, teine oli väga hea ujuja. Ja ka nende erinevus oligi see, et üks oli pikk, teine oli lühike, ühel oli ülakeha pikk, teisel ülakeha lühike ja mingi siuksed nagu asjad, mis lihtsalt annavad sulle eeldusi mingeid asju paremini teha ja mingeid asju halvemini. Ja ongi oluline nagu leida see, et milles sa võiksid loomupäraselt olla juba parem. Meil on aeg-ajalt õpetatud, kuidas me peame nagu enda nõrkusi tugevamaks tegema ja nõrkustega tegelema, aga kui ainult nõrkustega tegeleda, siis ei olegi nagu võimalik lõpuks edukaks saada, sest sa pühendud pigem sellele, et enda mitte-eeldustega siis tegeleda või ei tea, mis õige sõna on. Aga siin on jah, ta toonud nüüd välja need küsimused, et küsida endalt, et mis on mulle lõbu, aga teistele töö. Et see on nagu üks koht, kust hakata mõtlema, millega ma võiks üldse tegeleda. Mis paneb mind ajataju kaotama? Ma teen seda niiviisi, et tõesti ma ei saa enam aru, mis kell on ja juba mitu tundi möödas. Milles mina saavutan paremaid tulemusi kui keskmine inimene? Et me tihti jah, võrdleme ennast nagu teistega, aga jah, et siis kui nagu me mõistaksime, et mis nagu tuleb lihtsamalt, siis ma ei tea, mis ma sellega tahtsin, igal juhul jah. Ja siis on järgmine küsimus, et mis tuleb minul loomulikult välja. Et ongi jälle see, et mõne asja jaoks ei pea pingutama, et mina olen hästi tihti kogenud seda, et teed mingit asja ja mõtle, et kõik oskavad seda ja tead, et see on normaalne. Ja siis ühel hetkel küsitaksegi, et kuule, kas sa õpetaks seda või kas sa teeks kursuse selle kohta või kirjutaks raamatu sellest. Mis mõttes nagu, et kõik teavad seda ja kõik oskavad seda. Ja siis hakkadki mõtlema, et tegelikult kõik ei oskagi. Või hästi suur taipamine minu jaoks oli juba see, et ma olen kirjanik, on ja, et kõik inimesed ei suudagi niiviisi kirjutada raamatut, et võtavad mingi idee ja hakkavad sellest siis kerima mingit lugu, mis oleks teistele põnev lugeda, mis omavahel kokku läheks ühtseks looks ja mingi 100 lehekülge näiteks arvutis on ja, et teha sellist teksti. Et mul läks jah nagu tükk aega enne, kui ma sain aru, et kõik inimesed ei teegi seda või mitte, et ei tee, aga et kõik pole võimelised seda tegema. Et see, et kõik ei tee, seda ma ju tean, aga et miks ei tee. Nii, aga veel harjumustest rääkides, siis siin raamatus on soovitused harjumused haakida ahvatlustega või kokku köita. Ehk siis näiteks, et pärast mingit praegust harjumust teen järgmist ehk vajalikku harjumust ja pärast vajalikku harjumust teen ma mingit meeldivat harjumust. Ehk enda jaoks nagu kokku need asjad liita ja panna siis ennast nagu tahtma seda ühte asja teha. Nii, vaatame, kus ma veel mingit asja endale ära märkisin. Ahaa, ja siis on veel see, et kuidas nagu sellised vaevarikkaid asju nautida, et jah, ega me ei saa alati teha kõike, mis meeldib ja mis saab hästi välja, et kui me räägime sellest, et vali nagu meelepärased tegevused, siis tegelikult on ka neid asju, mis me lihtsalt peame ära tegema ja meil ei ole võimalik valida, et kas ma nüüd teen seda või ma ei tee seda. Ja siis ta on toonud siin sellised näited, et näiteks treenimise puhul, et kui tundub, et ma pean jälle minema õue jooksma, et siis teine variant, mida iseendale ütelda, on see, et on aeg kasvatada vastupidavust ja arendada kiirust. Et on ju vahe, et kuidas sa nagu suhtud. Või siis rahaasjade kohta, siis näiteks muidu kui siuke säästmine tundub, et mingi ilge ohverdamine ja peab raha nagu hästi, peab ennast piirama ja raha kokku hoidma, siis teine suhtumine on mõelda, et see raha, mis ma praegu kokku hoian, see tõstab minu ostujõudu tulevikus. Et sel kuul kokku hoitud raha kasvatab ostujõudu näiteks järgmisel kuul või siis 5 või 6 kuu pärast. Et niipidi. Siis esinemise ärevus näiteks, et esinedes on selline paanika aeg-ajalt või ärevushetk on ja, et võib nagu võtta, et see on negatiivne tunne ja selline, et midagi, millest peab lahti saama. Või siis hoopis mõelda, ma olen elevil ja adrenaliinitulv aitab mul keskenduda. Et kes on teist vähegi esinenud, siis ilmselt olete näinud, et kui lavale minna niiviisi, et sa üldse ei mõtle ja üldse mingit närvi sees ei ole, siis tihtilugu see esinemine hoopis läheb halvasti, sest tegelikult su keha ja see valmisolek ei ole valmis selleks, et teha seda esinemist, milleks sa sinna lähed. Sest sa ei ole endale nagu sa ei ole nagu valmis, sa ei ole ennast sellesse seisundisse veel viinud, et ja nii ongi.
et ma ise olen pillimänguga nagu aeg-ajalt esinenud ja ma tean, et just tihtilugu, kui sa oled hästi närvis enne esinemist, siis lähevad nagu esinemised hästi, sest tegelikult sa oled nagu valmis ja sa mõtled selle peale. Aga kui lähed hästi rahulikult, siis tuleb lava peal olla selles meelde, et okei, kus ma nüüd olen, mis nüüd saama hakkab. Nii et see närvis olek ka, et jah, et seda saab võtta hoopis sellena, et su keha nagu keskendub ja valmistub selleks. Ja tõid mõned näited ainult, mis ma siit tõin. See aatomharjumused on igal juhul raamat, mis sobib neile, kes alles alustavad nende teemadega, iseenda kohta uurimisega, enda arendamisega ja samas minu hinnangul see on täiesti ka professionaali nii-öelda tööriist. See raamat on kirjutatud lihtsalt loogiliselt ilma igasugu suurte pikkade kliiniliste uuringute ja muu taolise infota. Samas ilmselgelt need siin toodud näited ja asjad toimivad. Ma ise kasutan mitmeid neid võtteid juba varasemast, aga ma sain väga-väga palju uusi mõtteid, et kuidas ja mida enda ellu sisse viia. Nii et tõepoolest mulle tundub, et siin on lihtsad võtted ja seda raamatut julgustan, et võiks lugeda. Kahju see igal juhul ei tee, nagu ühegi raamatu lugemine tegelikult ju kahju ei tee. Ja aatomharjumused, James Clear on tänane lugemissoovitus ja ma loodan, et see aitab ka sind, nagu see mind aitas minu elus. Et head lugemist!